Delfi Tartu erisaade. Me ei otsi tõde, me püüame mõista trende ja hoiakuid. Tere ja kuulaja! Delfi erisaade on kesksuvel teinud taaspõike Tartusse. Juba 3. aastat järjest me suuname juuli keskel nädalaks fookuse Eesti suuruselt teise linna peale. Mina olen Delfi tegevtoimetaja Grete Lehepuu ja minuga koos on saadet tegemas täna Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald. Tervist Tartu ja Tallinna ja üle Eesti kõik inimesed. Mul on erakordselt hea meel 3. aastat otsa vaadata Eesti riigi ja rahva südametunnistusele, ajaloolisele mälule, kultuuri tugipuule. Professor Marju Lauristin, tere! Tere, need ajakirjaslikud liialdused. Aga kõik on faktipõhine, siiamaani on kõik faktipõhine olnud, et tere, et sa said tulla. Aitäh kutsumast. Tore on rääkida ja ma haaran su enda sissejuhatavast lausest kinni, kuigi me enne kui me arutasime kirjalikult, mida võiks rääkida, klassikalised teemad, ajakirjandus, sõnavabadus, sõjahirm, sõjaväsimus, rutiin, poliitika ja nii edasi. Aga sa ise haarasid uksest sisse astudes tegelikult teemadel sarvistust. Täna peab rääkima siurust. Me rääkisime eelmine aasta siurust, kui me arutasime, et kas seda on vaja ja millisena on vaja ja kas 100 miljonit on õigesse kohta pandud või 100 miljonit me peaksime panema laskemoona, tankidesse, relvadesse, Ukrainat aitama. Täna tulid uudised siis pealinnast, et Reformierakond on otsustanud ettepaneku tule välja, et siuru paneme seisma. Ei ole erakond, need on Võrklaev ja Sõerd ja tahavad panna seisma seda protsessi. Ja teised rahvaerakondlased ka, Mihkel Eets, et see on üks jama jutt. Sa oled ärritunud, sina jätkuvalt arvad, et sõltumata, mis on meil seis riigieelarvega, kas sõda on lähedal või kaugel, Tartu vajab ja Eesti vajab siurut Tartu kesklinna. Kui Eesti vajab Tartut, Eesti vajab Tartu ülikooli, vajab haritud inimesi ja vajab, et Eesti kultuur jätkuks, et need inimesed, kes tulevad õppima kõrgharidust saama, saavad ka haimu Eesti kultuuriloost ja rahvaluuleloost ja kunstiloost ja üldse Eesti rahvuse kujunemisest, siis jah, kui me ütleme nii, et nüüd on sõda ja unustame ära Eesti keele, kultuuri, rahva, teeme ennast NATO territooriumiks, siis jah, muidugi. Aga ma arvan, et me ei ole NATO territoorium, me oleme Eesti vabariik ja me oleme Eesti rahvusriik ja Eesti rahvusriik vajab selleks, et ta elaks, vajab noori inimesi, kes mäletavad kah seda, mis on selle kultuuri lugu, mäletavad seda, mis on siin loodud, mis on siin mõeldud ja selge on see, et Tartu on sellega ikkagi kõige rohkem seotud. Ma kehastun nüüd Mart Võrklaevaks. Ma loodan, et esimest ja viimast korda elus. Võrklaev küsiks praegu, nii proua Lauristin, aga kus me võtame siis need read riigieelarves, et kokku hoida, et saavutada tasakaal, et me leiaksime igale poole mujale? See on selles mõttes natuke imelik küsimus, sest et Tartu kultuuri keskusest ehituse raha tuleb teatavasti kultuurkapitalilt, mille üle ei ole mitte ühelgi ei rahanduse ja muul ministril voli ütelda, et see, mis Riigikogu on otsustanud, kultuurkapitalist ehitatakse, et nüüd me ehitame sellest midagi muud. Ja nii, et selles mõttes see ja teine osa on Tartu laen siis, kes ei ole ainult kultuurkapital. Teine osa on Tartu linn ja nii edasi, aga vaadake, siin ongi see sama asi, et kui me ikkagi arvame, et Eesti riik, Eesti rahvus, Eesti keel on kallis, siis tuleb sellest maksta. Kõige rohkem me hoiaksime kokku muide siis, ütlen ma nendele seltsimeestele, Võrklaevale ja Sõerdale, kes seal tahavad kokku hoida kultuuri pealt. Kui nad ütleks, et nüüd teeme Eesti riigikeeleks inglise keele, see oleks tohutu kokkuhoid. Kõik see jama, eestikeelne haridus, eestikeelsed õpikud üldse, see on ju jube kallis. Turumajanduse seisukohalt nonsense. Härrased, hoiame siis kokku ometegi. Oma riik ongi kallis asi. Muidugi, oma riik ongi kallis, aga muidugi. Aga kuidas sa sellest suhtusid üldse, et ka mul oli tunne tegelikult, et arutelu ja debatt siuru on läbi, siuru tuleb, tehakse kaevamist ära, hakatakse ehitama ühel hetkel. Kas üllatas sind, et kas ollakse nii küünilised või sellest nähakse ka natuke võimalust nagu erakonnasisest ja erakonna üles debatti? Mis asi see üldse oli? Ma ei tooks siia sisse üldse erakonna teemat, sellepärast, et on selge see, et Tartus on Reformierakond võimul, tükkimata aega. Napilt aga kindlalt. Ja me oleme kõik koos siin ükskõik mis erakonnad ajanud ikka seda sama Tartu kultuuri ja kogu selle teema asja juba 2 aastakümmet tegelikult. See, et see praegu kerkib üles, on hoopis teine kurb märks on see, et
et nii nagu kunagi oli üks niisugune Saksa tuntud fašismi ideoloog Goebbels, kes ütles, et kui ma kuulen sõna kultuur, siis haarab käsi revolvri järele. Nüüd ma näen, et meil on tekkinud sellised poliitikud Tallinnas, kui kuulen sõna kultuur, siis haarab käsi kärpekirve järele. Ja ma arvan, et see on selline, ma ütleks teatud mõttes kultuurilise enesetapu filosoofia, et jah, Venemaa on nii lähedal, nüüd me kultuuri ei tee. Meil on Venemaa 1000 aastat olnud lähedal. Meid poleks ei laulupidu, ei Eesti kirjakeelt, ei Tartu Ülikooli, kui oleks kogu öelda, et kuni meil on Venemaa lähedal ja ähvardab, seni me midagi ei tee, seni hoiame kokku ja täristame ainult sinnapoole mõõkasid. Me olemegi võitnud tegelikult kultuuriga. Mida rohkem meil on see oht, seda rohkem me hindame oma kultuuri. Mina ehitaks just praegu üles ka Tallinna linna, selle ammu tahetud suure kontserdisaali. Ma tulin just Pärnust Järvide festivalilt. Mul on iga kord häbi, kui Pärnu linn on suutnud üles ehitada kontserdimaja, mida näidatakse üle Euroopa metsos otse Järvi festivali ja Pärnu kontserdimaja ja Tallinnast ei ole mitte midagi sellist näidata. Tallinn ei suuda oma Estonia teatri suhtes kokku leppida. Tallinn hoiab linnahalli varemeid, ma ei tea juba mitukümmend aastat, eks ole. Mingisugust ideed ei ole. Ja siis kui mingisugune kultuuri puu õitseb, siis tuleks ruttu kirvega kallale tulla. Hüppan korra Tartust Tallinnasse, kus sul on valida Estonia juurdeehitis, kas teha sinna Pätsu pea kõrvale, kas ehitada Solarise kõrvale, teha seest seda lavaauku suuremaks või üldse ehitada mere äärde? No mina arvan, et see on ikkagi niisugune arhitektidele esitatav küsimus. Sellepärast, et kui arhitektid suudavad leida lahenduse, mis puudutab just teatri, sest küsimus on ju väga palju selles, et nad räägivad, et me ei saa ühtegi korralikku balletti näidata tänapäeval sellises lavastuses, me ei saa korralikku ooperit näidata. See on teatrisaali teema. Kontserdihall on hoopis muu, mina teeks hoopis eraldi. Mina teeksingi selle kontserdihalli, mis peaks olema Läänemere suurim kontserdihall, kuhu tuleksid inimesed üle Euroopa kokku igal aastal ja tooksid muide Tallinnasse miljoneid sellega. Teeksingi sinna linnahalli kohale. Kuidas see lahendus on, see jah, arhitektide küsimus. Ja Estonia tõepoolest võiks olla seal, kus ta on, sest see on Estonia koht. Ja kas ta siis on ühele poole või teisele poole laiendatud, see on arhitektide küsimus. Seni kuni eestlased vaidlevad või tallinlased vaidlevad, ehitab Kaunas endale suure ooperiteatri jõe peale. Absoluutselt. Ja kõik teavad, aga meid on vallanud popslikkus. Meid on vallanud popslikkus, nagu kirjutas see Kai Realo ju siin viimases Ekspressis, tema mõte jookseb kinni, ta räägib ka ettevõtte juhi tasemel. Mul on tunne, et seal Tallinnas on mõte kinni jooksnud. Ma kuulen sealt ainult sugust visinat ja sisinat. Popslikkus on hea sõna. Kas popslikkus on kokkoidlikkus, popslikkus on hirm tuleviku ees? Ei, popslikkus on lihtsalt kujutlusvõime puudumine. Nappi olukorraga leppimine, mis nüüd mul polegi, mis ma ei saa ju seda lasnud sinna kooli saata, 6 klassi läbi, läheb kohe karja ja tööle, eks ole. Ei, ma ei saa omale saapaid osta, käin pasteldes. Ei, ma ei saa ju siit kuskile välja, eks ole. See on selline popslik mõtlemine. Eestlased on peremees rahvas. Tehti jah nõukogude ajal jälle sovhooside popsideks, aga isegi siis, nii kui vähegi sai, hakkasid nad uuesti Eestit üles ehitama. Mõtleme praegu, eks ole, toimus Kikumu, eks ole, meil andekad inimesed, isegi nendest nõukaaegsetest sovhoosi ja muudest ehitustest oskavad teha niisuguseid kultuurikeskusi. Aga kahjuks on meil praegu võimukeskuses Toompeal täiesti puudu igasugune kultuuriline vaimne ambitsioon, rahvuslik ambitsioon selle sõna seas võttes. Mis on see aju laiskus, millest sa rääkisid siin aasta esimeses pooles, kui me rääkisime lugemusest ja see, kui palju ja mida eestlased loevad? No lugemisega on jah, muidugi see on seotud lugemisega muidugi ka. See on seotud lugemisega, õigemini lugemisse ja üldse vaimsesse tegevuse suhtumisega. Seepärast, et mulle tundub ka, et nendel härrastel seltsimeestel seal Toompeal on tunne, et ootame nüüd veel natuke tuleb tehisaru ja siis ei peagi enam kultuurini mõtlema. Siis vajutame ka nupule ja mutkuga kõik tuleb, eks ole. Anname juhtimise ka ära, ei pea otsustama ka, paneme nuppu ja siis kohe kõik tuleb. Aga kahjuks on asi vastupidi. Kõik need uuringud, kõik see, mida on praegu juba kogetud seoses tehisaruga, räägib vastupidist. Tehisaru tõstab selle standard keskmise kõrgele. Aga tegelikult see, mida inimene sinna lisama peab olema see, mis on standard keskmisest üle, inimlikult erinev fantaasia, elamusliku suhtluse, vaimse kogemuse, kõige selle pinnalt tekkiv uus. Ja seda uut ei saa tekitada sellise popsliku keskpärase standardse kultuuri kärpimise mentaliteediga. Siis kärbime ennast üldse ära. Kärbime ennast ära selle Euroopa kaardi pealt.
jätkuvalt, see on popslikkus, aga kui me oleme vaesed, kui meil pole raha tegelikult, kui meil pole raha, mis me siis teeme? Vabandage, seda ma tahaks küsida ikkagi nende samade härrased, kes panid 700 milli lihtsalt niiviisi põlema selle sama niinimetatud maksuküüruga. Selle asemel teha kõige lihtsamat sammu, muidugi oli õige see, et see sama punkt, kus siis see nagu maksuerisus tekkis, see oli ju jäänud vanaks, keskmine palk oli tõusnud. Ise nad on just nagu rahandusinimesed, see on niivõrd lihtne operatsioon, lükka see siis keskmisele lähemal üle keskmise, ütle, et see saaks maksuvabastus kehtib näiteks pooleteise keskmise palgas juures. Ja oleks kogu see teema, mida nad nii kangesti rääkisid, tuleb ikka need õpetajatele kangesti raha anda, see oli ju selge vale, tegelikult anti raha just nimelt uuesti kõigele nendele, kes ongi nii palju keskmiselt jõukamad. Kui meil on Lõuna-Eesti keskmine palk 3% võrra väiksem, kui on Tallinna ja Viimsi keskmine palk, siis jälle Lõuna-Eesti ei saanud mitte midagi. Kõik see raha läks tegelikult Tallinna kesklinna ja Viimsisse ja Rahevalda, kust on pärit need samad võrklaevad ja muud laevad. Ja siis sellega öeldakse, oi, tohutult andsime raha juurde, 700 miljonit lihtsalt kütsime ahju. Ja siis öeldakse, nüüd hoiame kultuuri pealt 100 miljonit kokku. Neil peaks häbi olema. Aga kui täna oleks võimul Keskerakond või Isamaa või ka sotsid, kas midagi oleks teistmoodi? Mina arvan küll, mul on niisugune tunne, küll imelik tunne võib olla, ma lihtsalt nagu ootaks, et Isamaa tuleks võimul. Kusjuures muidugi mulle meeldib, kui Isamaa tuleks võimule jälle niiviisi, et sotsid on ka liidus, eks ole, nii nagu oli. Tegelikult kõige ilusamad otsused tehti, mis praegugi peavad siis, kui oli see nii-öelda vana kolmikliit, eks ole. Kui oli veel vana Reformierakond, millest ei olnud ka Kallas, nii kui Kallas praegu keeras selja oma erakonnale, oli see vana Reformierakond, oli vana Isamaa, Mart Laari Isamaa ja olid sotsid, eks ole, mida siis, alguses mina pärast Tarand, eks ole, Eiki Nestor, eks ole, kõik me edasi ja me tegime ühes koos otsuseid. Meil oli huvi koos teha asju, mis on pika ajaga, mis annavad pikalt mingisugust tulemust, eks ole. Ei olnud sellist popslikku suhtumist ja ma väga loodan siiski, kuigi jah, ma näen seda Isamaa ajab ka praegu natuke niiviisi nagu see Tootsi umbluu, eks ole, verist vahtu välja kõik, aga kui ikka päriselt võimurde tullakse, siis Isamaas on inimesi ka praegu, kes sisuliselt ikkagi mõtlevad tõesti heas mõttes isamaaliselt. Sotside hulgas on neid, kes mõtlevad heas mõttes isamaaliselt küll ja küll, ma tunnen ju oma inimesi. Ja samuti on neid ka teiste erakondades, aga ma arvan, et praegu vedama peaks tõepoolest inimesed, kes mõtlevad heas mõttes isamaaliselt. Just nimelt selles mõttes, et me ei anna siin alla sellele mõttele, et nüüd on kohe meil on sõjaot kõige tähtsam, me olemegi ainult territoorium, mõtleme ainult territooriumist, ei mõtle ainult territooriumist. Aga see Isamaa, mis on täna, pole ju see Mart Laari Isamaa. Mart Laari Isamaa oli idealistlik, võib-olla tänu idealismile tehti ära need sammud, kus me oleme täna jõudnud. Tänane Isamaa, Reinsalu Isamaa ja nende rahast Isamaa, aga see on mingi teine Isamaa. Sellepärast ongi sotse vaja. Nad on küünilised, pragmaatilised ja Reformierakonnalt palju õppinud. Kui me võtame reitingud lahti, siis me näeme juba kuid ja kuid, et kes on noorte kuni 35 aasta seas esikohal, on sotsid. Miks? Mitte sellepärast, et kõik kangesti nagu arvastatakse ütelda seal mõni niisugune tõesti, et oi, nüüd noored on kõik ära radikaliseerunud ja vasakpoolsed. Ei ole. Ma näen neid noore, nad on ülikoolis, tudengid, meil on uuesti aateline noorsugu. Tõesti on, ülikooli tuleb aateline noorsugu. Ja jah, nende hulgas on Isamaa toetajaid, on väga palju sotsiaaldemokraatide toetajaid, on kõigi uute ideede toetajaid, kes erakonda üldse näiteks ei otsi endale, või muid väljundeid, ja noored tahavad tegelikult aatelist poliitikat. Ja kui Isamaa ei ole noortulgas populaarne, siis ta peab endalt küsima, mis on siin see takistus. Ja mulle tundub, et siin on liiga palju seda, et Isamaa hoiab kinni väga palju minevikust. Kui ma lugesin Mart Laar ma olen alati öelnud, et ta oli meie parim peaminister, sest meil tõesti, meil alati meie kaks valitsust, kus ma olen olnud koos Laariga, olen olnud sellised, kus on olnud tõesti meeskonnatöö, ei ole olnud niisugused, see on tema ministeerium, see on selle erakonna vastutus. Tehti koos ja see oli Mart Laari suurim voorus, ta oskas panna koos tegutsema. Ja kui ma praegu vaatan, seda koos tegutsemist ei ole, eks ole. Aga siis oli ka see, et siis olid nemad ise ka noored. Aga praegu need samad, kes siis olid 30, on üle 60 ja nad mõtlevad, et praegused 30 peaksid olema nii nagu nemad praegu. Ei, nad on nagu nemad siis ja nad otsivad ka tegelikult mingit uut ja mingisuguseid uusi aateid ja tegelikult on nendega äärmiselt huvitav just nimelt seda nii-öelda tuleviku mõtet arendada, aga mitte kogu aeg koperdada seal, mis juba oli. Kui ma lugesin Mart Laari väga
toredat artiklit, et peaks maksu juures pidama kinni sellest, mis meie kunagi tegime. Ma olin ju siis ka selle otsuse juures. Me tegime seda sellepärast, et esiteks meil ei olnud raha. Meil ei olnud mingeid kompuutreid. Raamatupidajad arvutasid eelarvet, see, mida siis niimoodi lolli kandleks, eks ole, see arvelaud niiviisi. Me tegime sellepärast selle lihtsa tulumaksu. Meil oli 3 varianti arutusel, et see on kõige lollikindlam. Selle tulumaksusüsteemi nimi on lollikindel. Aga meil ei ole ju enam lollikindlust vaja. Meil on, eks ole, targad tehisaru inimesed, meil on targad raamatupidamisinimesed, finantsinimesed. Me saame teha väga keerukaid asju. Meil on kõige eesrindlikum e-maksusüsteem maailmas, eks ole. Meil pole vaja lollikandlest tulenevat maksusüsteemi. Ma olen nõus, et Mart Laari valitsus oli Eestile peaaegu parim valitsus ja ma arvan, et jääb ka parimaks. See on nagu oludest johtuv ja sellest tiimist juhtuv. Aga ikkagi läbi su jutu kumab see, et siis, ütleme siis nagu pealinnast või Tallinnast või Toompealt tuleb liiga palju seda sõjahirmu või sõjaga apelleerimist, et sõja ohu tõttu me peame mingit samme astuma. Kas sa tahad öelda, et kas valitsus pingutab üle või me peaks nii palju mõtlema selle, kuidas hakkama saada sellega? Ei, ma ei ütleks, et seda tuleb Tallinnast. See ei ole mitte geograafiline teema. No kujundlikult Toompea. Ei ole, sest vaat, kui me nüüd hakkame võrdlema, kes on praegu, me võtame selles ajakirjanduses nüüd ette, eks ole. Ja vaatame, kes on meil nüüd meediapildis, keda me näeme siis televisioonis või kuuleme raadios või loeme. Need arvamuse avaldajad, kes on tõesti arutlevad, rahulikud, mõistuslikud, kaalutlejad, keda inimesed usaldavad, usuvad, eks ole, need ongi sõjamehed. Või see on, eks ole, see sama Rainer Saks, eks ole, või see on Teet Kalmus. Inimesed, kes räägivad kõikidel sõjateemadel mitte emotsionaalselt, mitte ähvardudes, vaid kaalutledes. Olukord on nii, seal on nii, Ukrainast õpime seda, meil on need voorused, mõtleme koos, teeme koos ja seda kõik rahvas tahab ja teeb kaasa. Mida ma pean silmas on see, et meil need, kes teevad eelarvet, kes ei ole muidu sõjamehed, vaid kes on poliitikud, eks ole, need kasutavad ära oma huvides ja keeravad siis just nimelt selle kruvi nii üle, et emotsioonid võidaksid ja enam keegi ei hakkaks arutama, mida me võidame, mida me kaotame. Kui me hakkame need kultuuri arvelt kärpima sellel eesmärgil, et meil on vaja sõjas ette valmistada, siis kõik me peame küsima kohe nendelt, et aga mida me siis kaitseme? Mille nimel? Eesti nimel, mis see Eesti siis on, eks ole? See ongi kultuur. Ja vaat see on see arutlus, mis on see kaotuse hind, kui me kaotame kultuuri? Mitu triljonit maksab üks Eesti rahvas, Eesti kultuur, kui me selle arvelt kokku hoiame? Et ütleme, aga ikkagi ma võin tagasi see nagu selle oma küsimuse alguspunkti, et aga kas sa seda ei usud, et poliitikud, kes teevad eelarvet, seal on ka paar sõjaväelast nagu Tali ja kes, Tali on vabandage žurnalist, ma olen ise teda õpetanud. Aga sa ei usu, et neil ongi päris hirm? Kas sa ei arva, et nad tõesti, olles nagu südamest eetlased, äkki nad arvavad, et me peame need miljardid kulutama? Ei, miljardid me peame kulutama niikuinii, kõik kulutavad selles, me ei kahtlegi, et me peame miljardid kulutama. Absoluutselt. Muidugi tähtis on see, et me oleme kõik veendunud ja et see on ka kontrollitav, et me kulutame need miljardid tõesti kõige targemal viisil, eks ole. Ja seepärast on vaja tõesti, et oleks see sama Riigikogu kontroll ja avalik kontroll ja kõik. See on tähtis. Keegi meist ei kahtle, et me peame kulutama, keegi meist ei kahtle, et me peame valmis olema. Aga siis on küsimus, peame valmis olema milleks, mitte ainult selleks, et mitte lasta seda vaenlast üle piiri, eks ole. Tegelikult ei tohiks üle Peipsi, üle piiri üldse lasta, nagu meil lubasid sõjamehed. Aga siis ka teistpidi ka, kuidas siis teha, et ka kõige kriitilisema olukorras me ikkagi seda oma põhiseaduse põhisihti, et meie keel ja kultuur ei känguks, vaid areneks ja säiliks ja kultuurimälu säiliks ja haridus edeneks. Kõik see toimuks. Me olime nõukaajal 50 aastat ikkagi sellise surve all, kus juures sõjaoht oli ka kogu aeg, kui tuumapommiga ähvardati iga jumala päev, eks ole. See klissee, mina kasvasin küll nõukogude ajal. No sa oled nii palju noore. Aga see ikka, ütleme, hiljem vaat see ikka selline nagu ju mingi selline klisseelik tuumaheidutus, mis käis ju kahe no meil oli näiteks ülikoolis tehtud selge, et isegi meil olid õppused, et kui Tartule peaks langema tuumapomm, siis te rahulikult lähete jaama, võtate kaasa oma kursuse ja diplomitööde materjalid ja sõidate Sangastesse. Sangastes on ette nähtud teil kohad, kus te saate edasi õppida. Ja küll see mõjus väga koomiliselt, aga vähemasti oli näha, et ülikooli inimesed vähemasti mõtlesid sellele, et tõesti, kui pommid hakkavad langema, siis kuidas siis nagu see ülikool edasi läheb. Võt see sama küsimus, kuidas läheb
kool, haridus, kultuur, edasi, kui ei ole veel otse, mingit pommiohtu ei ole ja muide mina isiklikult olen veendunud, et Venemaa ei julge tulla muide selle nurga kallale, ta ei tule mitte meie pärast, vaid Soome pärast ja meie ja Soome pärast kokku, sest tegelikult meie kontrollime Peterburi koos Soomega Murmanskit, Pihkvat ja ta teab väga hästi, et see on väga valus, kui ta tuleb ja et meil ei värahta ükski käsi tegelikult laskvast just nimelt nende jaoks valusate kohta võtta. Ta ei tule siia. Aga noh, me peame selleks olemegi valmis olema valusad. See on see, miks me teeme kõik, et nad üle piiri üldse ei tuleks. Mis tähendab seda, et meie enda elu peab jätkuma normaalselt. Et meil siinpool seda piiri peaks ikkagi olema seesist silmades, et me oma kultuuri, oma haridusega, oma majanduse, oma kõige sellega ikkagi teeksime edasi seda, mis me oleme seni teinud. Me oleme jõudnud praegu, kui me vaatame neid samu rahvusvahelisi mitmesuguseid maade nimekirju, eks ole. Siis kunagi me naarsime, kui Ansip ütles, et 5 rikkama hulka. Ta oleks võinud öelda 5 targema hulka, võib-olla see oleks olnud parem loosung. Aga praegu on näha, et me oleme kuskil Euroopa piires ikkagi kindlasti 20, võib-olla 15-20 vahel kõige suurema, isegi heaoluga ühiskonna hulgas. Kuulge, kes siis seda meist 30 aastat tagasi oskas unistadagi. Ja me oleme edasi läinud, me läheme edasi millele? Tänu ajudele, tänu tõesti andekatele inimestele, tänu meie haritusele, tänu muide meie siiski selles mõttes sidususele, et meil tõesti kõik pääsevad ka kõrghariduse juurde, ka siis, kui neil väga palju raha ei ole. Tänu sellele, et meil tõepoolest on see ühine, võiks öelda peaaegu, et kontides aru saame, et me oleme väiksed, aga suureks saame ainult vaimult. Aga nii see ongi. Meil ei ole mingit diviise siin välja panna. Aga vaadake ukrainlasi. Ukrainlased on ju tegelikult näidanud seda, et vaim loeb ka sõjas. Sellepärast, et kui me vaatame, kuidas nemad praegu jõudnud sinna, et Ameerika hakkab ostma nendelt, eks ole, tehnoloogiat. See pole sellepärast, et neid on 100 miljonit inimest, et nad hoidsid õudselt kultuuri pealt kokku. Või just nimelt sellepärast, et panid kõik oma harituse, omad ideed kõik nii mängu, et nähte, mis juhtub. Kusjuures Ukraina president on ju, vabandage, teleajakirjanik. Isegi mõned ütlevad veel halustavalt, et on koomik, eks ju. Eks ole, aga tal ongi see fantaasia, tal on see kultuuriline kujutlusvõime. Ta teab, kuidas suhelda erinevate rahvastega. Ta teab, kuidas pugeda nendele šahhidele, eks ole, nimesi südamesse, kuidas moodi Trumpist jagu saada, kes tema üle irvitas, nüüd irvitab tema Trumpi üle, eks ole. See on ju puhas vaim. Me näeme, see sama väike mees näitab, kuidas moodi vaimu suurus on tähtsam. Me kohe jõuame ka Eesti presidendi vaimu suuruseni, kas tänase või järgmise. Aga enne ma küsin sult, kas sa tajud, et ühiskondades sõjast, ütleme, varem olid lood Eesti ajakirjanduses, et on oht, et Venemaa ründab Eestit, oli ühiskonnas oli paanika. Nüüd on täiesti rutiin, inimesed nagu valu läbi on muutunud. Paanikat ei ole, jah. Jälle ähvardatakse Poola peaministrid. Drooni intsidendid enam nagu ei ole enam top 1 loetus. Pole juttu, seda ei loe, kõik on niimoodi. Kas see on hea või halb sinu arvates? Ei, minu meelest, et paanikat ei ole, on ainult hea. Sest me ei saa nii-öelda, me mõtleme, me oleme 1000 aastat elanud täpselt siinsamas kohas. Ja kui sa oled Tartus, eks ole, siis erinevalt Tallinnast sa näed siin kohe näiteks meie seda kiriku varemeid, mille venelased ju maha põletsid, eks ole, aga meie oleme suutnud teha sellest alguses siis raamatukogu, eks ole, ja nüüd siis muuseumi ikkagi see sama vaim elab nüüd seal sellele vaatamata edasi. Tähendab, see, et me peame olema kogu aeg valmis, et meil on niisugune oht siin üle. See on olnud ju meie niisugune juba geenides, sellega me oleme ju elanud 1000 aastat. Siiski oli ju vahepeal, ütleme ka mitu aastakümmet, kus oht, ütleme, sõjalist ohtu ei olnud. Kus oli selline kogu see emotsionaalne surve ja kõik valetame ja aadressil, aga sõjalist survet ei olnud. Mis sa mõtled nõukogude aega või? Ei, ma pean silmas, ütleme, aastad 92, 3, 4 kuni 2000, kuni ütleme Gruusia sõja. Ei see ei olnud ju meie mingisugune leiutis, see oli ikkagi see üleüldine, ülemaailmne niisugune tunne, et on jõutud sinna, millest kunagi rääkis filosoofi Immanuel Kant, eks ole, igavene rahu. Ja see sama, mida siis ka poliitiliselt öeldi, et demokraatlikud riigid omavahel ei sõdi, eks ole.
ja et see ilmakord, mis peale siis seda sõjavapustust peale teist ilmasõda pandi paika, et noh, et see ongi nüüd see uus situatsioon. Noh, see on üldiselt niiviisi, et vaata, see on nagu sama mööda ringi liikumine, kui sa mööda ringi liikumist mõõdad millimeetritega, eks ole, aga ring on ise niisugune näiteks kilomeetri pikkune, sulle tuleb kogu aeg, et sirgjoon on, eks ole. Lihtsalt me oleme nüüd jõudnud selle suure kurvi peale, kus on näha, et iseendast võttes mööda sirgjoont, siis sa lähed sealt teelt välja, tegelikult see ajalooratas keerab ikka mööda ringi ja me oleme jõudnud lihtsalt ühte uude situatsiooni ja näeme teist, mis mis nurga taga on ja nurga taga ei olnud meil mitte igavene rahu, vaid nurga taga oli see, et vanad ajad tulevad jälle niiviisi pika ringiga tagasi, nii et ei ole mitte ainult sõjarahu mõttes, vaatame kas sama, meil on nüüd 500 aastat eesti kirjakeelt, eks ole. No see on tegelikult langeb enam-vähem kokku selle sama ristiusu pöördumisega ratsionalismi poole kogu see Luteri reformatsioon, siis ratsionalismi võit läbi filosoofia, eile oli meil Prantsusmaa, eks ole, revolutsiooni aastapäev, mis tähendas suurt valgustuse võitu ja nii edasi, aga nüüd me võime öelda, et siis ka see on jõudnud mingi kellapendel ka siin ühte äärmusse, sest tehisaru viib selle arengu ilmselt äärmusse. Järelikult, kui kellapendel on ääres, siis hakkab ta tagasi tulema, järelikult valgustus on meil nii-öelda, kuidas öelda, käes. Valmis, valmis, aga valgustusega on varjud ära kadunud. Nüüd me hakkame nagu tagasi liikuma, et näha rohkem nagu ka varjundite rohket pilti, emotsioonid tulevad uuesti käiku, aga koos sellega tulevad ka need nii-öelda halvad emotsioonid, kõik need sama, sest tegelikult sõda on ju ka väga emotsionaalne, see on ju halbade emotsioonide ühendamine võimuga, sest üks niisugune vallutustähe on ju tegelikult halb emotsioon iseendas, negatiivne emotsioon. Ja kui me vaatame nüüd Trumpi, eks ole, siis meil on niisugune mudel nagu käepärast. Minu meelest see, kuidas me nüüd oma silmaga näeme, kuidas isegi väga nagu demokraatlikult, ratsionaalselt, juriidiliselt üles ehitatud süsteem ei pea vastu, kui sinna tekib selline üks nagu tahte, negatiivse tahte klimp, niisugune klimp, eks ole, kes ei mõtle peaga, vaid kurat teab millega. Ja tekibki võimalus, et see võim keerab lihtsalt kõik need senised kruvid kinni ja inimeste seas hakkab uuesti levima see, mida me nägime ise Nõukogude ajal, mida me näeme Venemaal, lihtviisiline hirm. Kui ma vaatan need juuradoktorid, kes istuvad Ameerika kongressis, respublikaanid, poliitikud, ma olen mõnega ise kohtunud, suured eluaegsed demokraatlikult mõtlevad inimesed, ma räägin demokraatpartei poolest. Ja nüüd on kõikidel suu vett täis, eks ole, ja kuigi ma usun, et nad näevad ise, et see on hukatus, kuhu on jõutud, kui Ameerika ainsaks sõbraks varsti, eks ole, maailmas on see Iisrael ja ma ei tea, nüüd ta tahab nüüd Hiinast võib-olla ka mul sõpp varsti teha. See on ju näha kõikidele, et see on hukatus. Aga mida me õpime sellest? Mida on, ütleme, Euroopale Eestil õppida sellest tõesti? No me kõik nägime, mis on Trumpi esimene periood, teine periood, mis on toimunud ja see on toimunud, ütleme, mingi 10+ aastaga. Mis sa kirjeldad pluss, mida ma iga päev vaatan ja ma ei saa aru, et Eestis Euroopa oleks võimatu, et sa võtad oma väimehe, lihtsalt paned läbi rääkima Iisraeliga, Ukraina noh, meil oleks see välistatud, isegi kui see oleks läbi konkursi ja Ameerikas on see nagu no see ongi see. Mida meil õppida sellest Ameerikast? Meil õppida sellest ongi see, et tegelikult niisugune ohjeldamatu ja ikkagi väga palju rahavõim on see, mis hävitab lõuks ühiskonna, sellepärast, et miks rahavõim on see tähtis, et Ameerika kogu valimiste süsteem on ju arenenud kogu aeg sinna poole, et mida rohkem raha paisatakse kampaaniasse, mida rohkem kulutatakse, mitte sellele, et inimestele mingeid ideid, eks ole, selgeks teha ja arutleda, vaid just nimelt, et neid nii-öelda sisuliselt pimestada emotsionaalselt, seda enam ongi võimalik, et tuleb selline diktaatori tüüpi mees võimule. Ja see on väga hea õppetund, aga mis meil on tähtis on see, et meie peame üldiselt ikkagi arvestama seda, et tõesti vaadates oma 1000 aastast või isegi võib-olla 3000 või 5000 aastast ajalugu, me peame enda jaoks tegema ikkagi reaalse niisuguse, võiks öelda, enesekuvandi. Kes me siis ikkagi oleme? Mis rahvas me oleme, eks ole? Miks me oleme nii kaua püsinud? Ja kui me vaatame seda kultuurikaarti, maailma kultuurikaarti, siis lõpuks meie ja soomlased ja võib-olla natuke ungarlased, eks ole. Ja siis natuke need rahvad, kes ei ole jõudnud sellise niisuguse arengu riigi ja muased tasemel nagu meie. Aga ütleme, meie soomlased tegelikult oleme need, kes kogu maailmas ainsatena praegu kannavad seda sama soome-ugrilise kultuuri pärandit.
see ei ole mingi küsimus mingisugustest, noh, ma ei tea, ideoloogiatest. See on nagu looduses, kui meil on üks väga haruldane õis, eks ole, kuskil seal Hiiumaal või mujal puisniidul, siis me paneme tema kaitse alla ja vaatame, et sealt ei hobunedad ära ei sööks ja auto üle ei sõidaks ja keegi hooletu ära ei korjaks. Ja vaat me oleme täpselt samuti. Siis me peame arvestama, et meie olemegi maailma kultuuride punases raamatus. Nagu üks väga eriti hinnaline orhidee. Hirmu pole, et me oleme siin nagu Läänemere ääres, me siiski kaks sellist nagu mikroriiki ja mikrorahvast, meie soomlased, no ungarlased ka ei ole väga suured, et lihtsalt nagu aastakümnete vastasajaga lihtsalt nagu kõik see nagu, ma ei taha kõlada kuidagi selle nagu, et kogu see nagu elu, mis on Ameerikas, ta jõuab Euroopasse, ta juba on Euroopas ja ta jõuab ja jõuab. Aga see on teine asi, see on nagu erinevad lainepikkused. Meie elu on tegelikult, noh, võiks öelda mikrolaine pikkusel. Seepärast meile ka sobib kõik see nutindus ja kõik, eks ole, meile sobib see. Digilahendused kõik meile sobivad, niisugused mikrolahendused meile sobivad. Kõik need suurte masinate, tohutute mürinatega toimuvad asjad, noh, me parem jääme sellest niiviisi kõrvale. Me vaatame isegi siis, kui tankid sõidavad, et oleks võimalikult suured rööpad, et me saame rööpa põhja minna, eks ole. Ja need suured masinad sõidavad meist üle, nii et meiega midagi. Et saaksime pärast kartulit kastada rööpa põhjas, eks ju. Nii et selles me peame nagu arvestama, et meie võiks öelda, kuidas öelda, meie missioon on ellu jääda. Seepärast, et meie kanname mitte siis ainult seda isiklikult, et me kanname ka midagi sellist, mis on maailma kultuuri seisukohalt harukord. Meie missioon ongi ellu jääda. Meie missioon ongi oma kultuuri hoida. Meie missioon on oma keelt hoida. Mitte ainult enda jaoks, enda lõbuks ja rõõmuks, mida ta nii on, vaid ka sellepärast, et see on tõepoolest midagi äärmiselt olulist ja haruldast. Seepärast, et kui me vaatame see, mis maailma tulevikku, me ei tea, mis ta on. Võtame kõik kliimad ja muud, me ei tea kunagi, miks on tähtis elurikkus, eks ole. Elurikkus on sellepärast tähtis, et oleksid kõik võimalikud asjad võimalikud, erinevad lahendused erinevates oludes. Täpselt sama on kultuuriga, inimestega. Elurikkus on ka kultuuririkkus, erinevad kultuurid, meie kultuur tähendab seda, et mingisugused erakordsed olud, näiteks kliima külmenemine. Kujutame ette, kliima külmeneb, vaadake neid vaesed hispaanlasi või afriklasi, eks ole. Mõtle, kui hädas nad on. Aga mis meie, et läheme kasuka selga, läki pähe, eks ole. Läheme veel põhja poole rohkem, teeme lumeonni ja ütleme, et väga vahva, eks ole. Nii et see on erinev kogemus, eks ole, erinevad ja seda peab hoidma. Nii kui meie peame mõtlema ka kõikidele teistele väikestele rahvastele mujal maailmas. Võtame samas, isegi Tiibet näiteks Hiinas, eks ole, või ühesõnaga mis tahes. Me peame hindama enda väiksust kui meie suurimat vara. Me olemegi üks kalliskivi ja me peame seda hoidma ja mitte raiskama kalliskivi teed ehituses. Aga teeme hüppe nüüd sinna presidendivalimist. Me oleme rääkinud siin presidendist ja presidendi rollist ja kes on järgmine Eesti president? Läks me näe. Mitu korda sulle on ettepanek tehtud saada Eesti presidendiks? Ei no, kui te minu käest küsite, kes võiks olla, siis mina võin ausalt öelda, mul ei ole midagi varjata. Mina ei ole teatavasti selles valimiskogus ega Riigikogus. Ma vaatan siit samast kõrvalt. Praegune president on meie endine rektor. Ta oli päris kena rektor. President oli isegi natukene võib-olla, veel avaldas ennast rikkalikumal viisil kui rektorina. Nii et minul ei oleks olnud midagi selle vastu, kui ta oleks jätkata tahtnud. Sest mida ta suutis teha, ta suutis ikkagi väga ilusasti seda presidendi rolli täita, mida ei olegi nii lihtne täita, hoida siiski nagu usaldust ka nende inimeste silmis, kes muidu nagu Eesti riiki ei kipu hästi usaldama. Ma mõtlen, see on erakordselt oluline, seda sama sidusust, inimese ja riigi vahel sidet hoida, emotsionaalset sidet. Ja see on presidendi üks tähtsamaid ülesandeid üldse. Mida muidugi tema võib-olla nii ei oska, võrreldes näiteks Lennart Meriga, kes on meie niisugune mütoloogiline president, eks ole, on see inimesi innustada, eks ole, nagu kujutlust äratada, ette vaadata. Meil oleks e-riik muidugi, meil poleks olnud Lennart õigel ajal president. Keda meil praegu vaja on? Peame seda mõtlema, siis millist presidenti on praegu vaja. Ja praegu on vaja ilmselt presidenti, kes endas ühendab ühelt poolt selle, et ta on tõesti võimeline äratama väga sügavat usaldust ka nendes inimestes, kes muidu ütleb, oi, kõik nad on vargad ja kõik nad on lollid ja nii edasi. Ja ka teiselt poolt, kelles on ka niisugust nagu laiemat, avaramat vaadet, kuidas siis sellest tõesti väga keerulises maailmas, väga suurt ohtude puhul oleks kõige mõistlikum nii käituda, et me ise ennast ära ei kaotaks, ära ei hävitaks, aga mitte minna kaasa kahe esimese trummipurinaga. Nii et selles on niisugust rahulikku, ratsionaalset ja samas emotsionaalset usaldusväärset kuju. Kes see on? Minu jaoks praegu nendest võimalustest, keda ma näen, on ikkagi Ülle.
mitte sellepärast, et noh, teda keegi on esitanud või pole esitanud, mina tean teda kui endist kolleegi, ta on ülikooli professor, olen teda näinud noorest peast ja hindan teda äärmiselt just selle tõttu, et temas on koos, esiteks ta muidugi, ta tunneb põhiseadust nagu mitte oma 5 sõrme, vaid veelgi enam, eks ole, tal ei ole vaja nõunikke, et aru saada, mis asi on põhiseadusega kooskõlas. Teine asi on see, et ta on äärmiselt, ma tean teda, ta on äärmiselt vaimne ja äärmiselt tõesti aateline inimene, sügavalt aateline inimene. Ja kolmandaks, kuna ta on olnud õiguskantslerina ka ombudsman, on tema ju kokku jookstud kõik need Eesti inimeste hädad ja mured. Ta on neid ju lugenud, ta on neid ju lahendanud, tema jaoks ei ole see Tallinna vaade, et mis teil seal Lõuna-Eestis, eks ole. Ta teab täpselt Eesti inimeste muresid, ta teab seda, mida inimesed Eesti riigilt tahtsid ja ootaksid ja tal on ka võime kõikide inimestega rahulikult rääkida ja läbi saada. Ta ei ole selles mõttes niisugune nagu keevaline ja ta on sügavalt mõtleja ja sügavalt tundja. Nii et minu meelest praegu mina nende inimeste hulgas, kes on silmaperil olnud, mina igal juhul kutsuksin kõiki neid, kellel on hääl, andma oma hääl Üllele. Me jõuame tagasi Ülle Madise juurde, aga Grete küsimuse, millest sa mööda ribisid, kas on nagu viimase 20 aasta jooksul hetk, kui on tuldud sinu juurde ja sa oled päriselt mõelnud, kas kandideerida presidendiks või mitte? Tead, ma ütlen sulle, et nüüd naera kõva häälega. Kui ma seda jama praegu vaatan, siis ma ütlen, kui ma oleks praegu 10 aastat noorem, siis ma ütleks jah. Sest muidugi on mulle räägitud ja ma olen ikka alati ei öelnud, aga just täna, kui ma praegu vaatan, siis ma ütlen, et võib-olla täna ma mõtleks, võib-olla täna ma kaaluks. Aga 10 aastat tagasi, mitte, aga sa täna nüüd aasta 26, ja ma ütlen, aga nüüd ma olen lihtsalt liiga vara. Aga kui keegi tuleks täna sinu juurde, siin on 68 allkirja parlamendis. Aga ma ei jaksa enam seal vastutunniga püsti seista. Aga ikkagi, kui täna tuuakse sulle paber, kus on 68 allkirja. Ja peale selle ma olen natuke liiga vana, aga selles mõttes, et vaata inimene vanas eas, ta läheb nagu keevalisemaks. Ja ma ise ka tunnen, et ma lähen mõnes asjas liiga keevaliseks. President ei tohi keevaliseks minna. No Lennart oli ju tihti keevaline, kui ta mängis keevalist. Tema oli mängur, tema ei olnud keevaline, tema oli fantaasiaratsudel lend. Ja aeg oli pisut teine ka praegu. 68 allkirjad laua peal. Kas ma isegi praegu ei naljatlege, kas sa võtad endale mingi mõtlemise? Võtan küll, võtan. Aga siis ma ütlen täpselt sama, mis ma ütlen. Et kahjuks hilja, daamid ja härrad, olete 10 aastat hilja. Arutasime enne saadet ettevalmistas, et kes oleks täna see inimene, kellel oleks ühiskonnas autoriteet. Kindlasti on neid rohkem kui üks, aga esimesena jõudis mõte sinuni. Sõltumata kõikidest minemiku varjudest, siis jätkuvalt on ühiskonnas vaja kas liidrit või juhti. Ja ma arvan, et sa oled see inimene, kui sa midagi ütled. Isegi need, kes seda võib-olla ei taha uskuda või kes pole nõus, nad on pigem vait ja kuuletuvad ja kuulavad seda. Mul on tunne, et viimase tänase presidendiga ja kindlasti ka eelmise presidendiga, nad ei kannud seda nagu juhi ja liidri rolli. No jah, seda ma ütlesingi, et tõesti päris liidri, kui niisugune keeruline aeg on vaja liidri rolli. Ja siin ma selles mõttes ma olen üles kindel, et Ülle kannab sellega välja. Aga ütleme, kui minust mingis asjas kuskil veel asja või abi võiks olla, siis ega ma ei ole veel ju päriselt ka püssi nurka visanud. Aga sa ütlesid, et vaadates seda jama kõrvalt, sa mõtled, oleks 10 aastat noorem, siis oleks valmis. Mis see jama on, millele sa viitasid? Tões? Et mis on see jama, millele sa viitasid varem? Vaadates seda jama kõrvalt, siis on tunne, et see jama on selles, et minu meelest meie kõige suurem häda, ütlemis niiviisi, jama on niisugune käibesõna. Meie kõige suurem häda on selles, et me küll, ma ei taha öelda meie, ma kogu räägin meie, nii kui me kõik oleksime ühel meelel. Ütleme, see sama poliitiline avalikkus. Aga patrab igasugust asjade üle. Aru saamata, et praegu on kõige tähtsam ikkagi koonduda mingite kõige olulisemate sihtide ja väärtuste ümber. Ja mitte mõelda oma mingitel reitingutele või asjadele, või mõtelda selle peale, et nagu ma ütlesin, Eesti rahva ja riigi ellujäämine, areng, tulevik, selle nimel tuleb tegutseda ja tuleb kõigepealt teha endale selgeks, mis on need tegurid, millest see sõltub. See ei ole mitte see, kui kõvad kahurid meil on. See on tegelikult see, kui kõvad me ise oleme, kui kõva meie vaim on, kui kõva on meie arusaamine, kuidas me oskame oma vähest ressurssi, ka vähest inimressurssi kõige paremini kasutada. Meil on ju praegu niiviisi, meil on suur häda, et meil on laste arv on vähenenud.
aga see, et meil on igast sellest aastakäigust 20% sisuliselt kukub juba haridusteelt välja. Et nad tegelikult ei jõua sinna maani, kus nad võiksid olla. See on ju tegelikult meie vähese inimressursi ikkagi tohutu kadu. Me peaksime panema praegu tohutu rõhu ja ka raha ja tähelepanu sellele, et meil see 20% väheneks, ütleme 5 on enam-vähem see, mis ilmselt on vältimatu. Me peaksime 15% võrra vähendama koolis seda sama enneaegset välja kukkumist, hariduste pooleli jätmist ja siia ma panen veel suure jõumärgi eriti poistel. Sest meil on praegu niisugune ikkagi erakordselt kurb olukord, kus meil on 2/3 naisi ja 1/3 mehi, kui me vaatame, võrdleme nüüd seda kultuuri, hariduse, tehnoloogia, kõike muud tegijaid ja meil ei ole praegu seda, et meil poistest, kes sünnivad, meil sünnivad 1,5 poisid, ja küll nad lähevad sõjaväkke, eks ole, aga see ei ole mingi lohutus. Tähtis on see, et need samad poistest ikka väga suur osa ei jõua oma arengus nii kaugele, nagu loodus oleks neile ette näinud. Miks? Kuidas? Missugune kool peaks olema? Missugune haridus? Missugune õpetus? See on see, millega mina praegu kõige rohkem tegelen. Ma tegelen praegu haridusfoorumi kaudu ja inimestega kõige rohkem just nimelt sellega, missuguseks peaks kujunema Eesti haridus, et meil ei läheks lapsed ja noored raisku. Kas sa, kui ma saan nagu otsuselt õigesti aru, et sa tahaks, et ütleme, ma vaatan kõrvalt seda presidendivalimise protsessi, me jõuame ka hariduseni, et see on asi, millest võiks erakonnad kiiresti kokku leppida, et see on tehtud, valitud, otsustatud ja minna nagu nende suuremate probleemide juurde. Et praegu on käinud umbes 2 kuud ja umbes 6 aega on veel selline lolli mängimine, kelle poolt me oleme, kelle poolt ei ole, kas üle Madis tuleb. Minu meelest praegu oleks tähtis see, kui me nüüd tõsiselt räägime ja meid inimesed kuulavad ka, eks ole, et nüüd hakkavad varsti ju peale valimiskampaaniad. Käib juba tegelikult. Juba käivad, aga ei ole veel nii tõsiseks läinud. Siis ma väga loodan, et inimesed ka vaatavad tõsiselt otsa sellele, mida siis ikkagi need inimesed, kes tahavad tulla võimule, ma ei räägi erakondast, ma räägin üldse inimesed, kes tahavad tulla võimule. Mida nad pakuvad selleks, et tõesti see sama Eesti tulevik oleks selles praeguses situatsioonis võimalikult kindel ja areng oleks meie kõikide jaoks parim. Ükskõik, mis erakonna, mis lippu nad on. Ja kui nad ütlevad näiteks, ütleme, ma vaatan, ma kahjuks pean seda väitma, kui tulevad meil uued inimesed poliitikas, teevad uue erakonna, ütlevad, me tahame tagasi minna selle ainult vaba turumajanduse juurde, mis oli, eks ole, kuskil seal Laari ajal. Vaadaku siis maailmas ringi, vaadaku, kes teeb praegu majanduses ilma. Need on need suured, gigantsed Ameerika IT-firmad, miljardärid, triljardärid, eks ole. Mingit vaba turumajandust meil nendega ju ei ole. Meil on hoopis teine ülesanne selles olukorras. Või kui me võtame kas või sama energeetika, eks ole, ja vaatame, kus on see meil vaba turumajandus energeetikas, kui meil on, eks ole, Eestis endas üks või 2 suurt sellist konglomeraati, kes hoiavad oma pihus kõike. Ja kui me räägime haridusest ja kultuurist, siis see on globaalne turg. Siis me oleksime globaalse turumajanduse puhul tõepoolest kõige edukamad, kui me ütleksime, et hiina ja inglise keeled on need, me õppime, aga mitte eesti keel. See on turumajandusreegel. Aga me ei lähtu ju sellest. Me lähtume sellest, et meil on vaja eestikeelset, meil on vaja eestile teha. Tähendab, vaatame ikkagi asja selles maastabis, mis meile tähtis on. Ja turumajandust vaatame selles mõttes tõesti, mis on tähtis, et meil endal oleks tõesti, et igaüks meil, kes tahab teha oma väikest ettevõtet Paides, eks ole, või Kuressaares või Tallinnas, kes tahab teha meie toorainest midagi, kes tahab saada meie puudest midagi, kes tahab meie toitu teha, et temal oleks võimalus selles samas vabas turumajanduslikus õhkkonnas toimetada, aga mitte, et tuleksid jälle kuskilt mingid suured kägistaks selle kõik ära või oleks mingid reeglid, mis meil takistavad seda teha, mis meile tähtis on. Ja vaat see on see meie vaatepunkt. Ja siin ei ole tähtis see, kas oled sots või oled sa reformi või muu, sellepärast, et teatud piirini me peame kõik mõtlema ikkagi kõigepealt Eesti asjast. Ütleme, poliitikud ju valdavalt on nad toredad inimesed, kui rääkida üks ühele. Ei tea, kas aga kui läheb hääletamiseks, siis nad kõik ju võtavad nagu indiviidist saab suure grupi osa, ehk nad hääletavad ikka. See ei ole suur grupp kahjuks. Parlamendis on. Siin ongi seda, siin on üks niisugune häda, et me räägime erakondadest. Erakonnad on tegelikult ju sündinud 19. sajandil. 19. 20. sajandil, piiri peal sündisid ka Eestis erakonnad. Praegu me oleme 21. sajandis. Minu jaoks praegu erakonnad, nii nagu meil on ja kogu see erakondadel põhinev 4 aasta peale valimised ja kõik see on süsteem, mis oleks nii, nagu meil oleks analoogtelefonid nutiajastul.
Me peaksime praegu mõtlema selle peale, et kui oleme läinud nii-öelda üle nutiajastusse ja nüüd veel siis, eks ole, veel kiiremasse infoliikumisajastusse, me peame muutma seda süsteemi, mis takistab meil tegelikult otsustada ja arutada õiges ajarežiimis. Me ei ole sünkroonis. Erakondadel põhinev, valimistel põhinev praegune otsustusrežiim ei ole sünkroonis sellega, kuidas tegelikult asjad maailmas liiguvad. Ja seda tuleb mõtelda, kuidas poliitika viia sellele tasandile, et meil kõik need inimesed, kelle igapäevatöö ongi see, et nad peavad väga kiiresti, väga tähtsaid, väga keerulisi asju mõtlema, otsustama, ka tahaksid poliitikas osaleda, sest nende jaoks see poliitika ongi nagu analoogtelefon. See ei ole nende jaoks üldse, see ei ole relevantne. Ja vaat see on teema, me pakkusime välja, meil idee on, eks ole, see, mis me pakkusime välja Postimehest, oli meil ju lugu ka Erik Tergi ja Mati Eidmetsaga ja olen saanud teistelt ka toetust, et me peame tooma sisse selle sama e-võimalused, selle sama kiire infotöötuse võimalused ka sellesse poliitilise otsustuse protsessi me pakkusime välja pidevalt tegutseva elektroonilise rahvakogu, kus oleks tõesti võimalik inimestel osaleda, mitte et nad peavad enne astuma erakonda, võtma omaks mingid loosungid, hääletama mingit juhatust, vaid ise kohe nii, nagu nad seda teevad igapäevases elus. Ja siis me saaksime juurde, mitte et me peaks lõhkumisonna, annaksime mingi vundament alla, sünkroniseeriksime kogu poliitilise elu. Aga see, et meil poliitiline elu on justkui see, mida ajakirjanikud kirjutavad, mida poliitikud Toompeal teevad, see on bluff, see ei ole tegelikult poliitilised otsused, mis seal toimuvad sellisel viisil. Ja kus on päris otsused? See, mida rahvas mõtleb, tunneb, teab, tahab, aga ei suuda peegeldada või suudab peegeldada halvasti. Seda ma pakkungi välja või me pakkusimegi välja, et see peaks lisaks olema see võimalus, et näiteks ütleme, maksuküsimus on. Tõesti, me saame teada, et on siin OECD, eks ole, ja Maailmapank ja kõik on öelnud, et Eesti maksusüsteem on viltu. No on viltu, eks ole. Ja siis ütlevad meil erakonnad, aga teate, meil on kokkulepe, meil on koalitsioonileppes punkt number 3,2, eks ole, et meil peavad olema niisugused maksud. No, so what? Erakondadesse meil kuulub alla 10% elanikest. Makse maksavad kõik. Järelikult. Näiteks mina teeksin nii. Ütleks, vaat nüüd on niisugune lugu. Palun väga, meil on aega, ütleme näiteks 6 kuud või 9 kuud. Kõik, keda see maksuteema huvitab, kes on ise mõelnud selle üle, nii, palun loogige ennast, möllige sisse, et te tahate selles arutelus osaleda. Me saadame teile materjalid ja te saate ise oma ideid pakkuda. Meil on tehisaruga võimalik kõik need erinevad sõnastused ja konarused kõik ju kiiresti ära klassifitseerida. Ja siis me saame niiviisi loksutada üks kuu aja jooksul kõik need ideed lauale, mis vähegi mõistlikud on. Kuidas meil see maksundus välja peaks nägema? Nii, et ei peaks olema nii, et üks erakond tunneb, issand, see on nüüd minu väravasse ja teine tunneb, see on minu väravasse. Seda me peaksime arutama koos, siis finantsspetsialistid, eks ole, eksperdid, ettevõtjad, maksumaksjad, lapsevanemad, kõik saaksid üteldavat. Minu meelest võiks olla nii, et lõpuks me on mingisuguse tegelikult 3 või 4 mõistliku variandini lõppkokkuvõttes. Ja siis need 3 või 4 mõistliku varianti, need võiks minna siis Riigikokku. Ja seal siis tõesti võiks need avalikult arutada ja me targad ajakirjanikud kirjutavad juhtkirjades, et mina teeks kindlasti nii, eks ole. Miks peaministri otsustada nii, kirjutab ajakirjanik. Ja aga siis oleks juba tegelikult see sõelumine toimunud, sest kui nendest 3-4, mida inimesed juba on läbi sõelunud, üks nendest tahakse ja teised ei tehta, see üks on ka kindlasti väga hea. Lihtsalt siis on nii-öelda erinevate detailidega 3-4 head varianti. Ja ma tahtsin enne märkusena või lisandusena öelda, et makse maksavad jah, siin 700 000 inimest, aga erakonna liikmetest ei maksa üldse keegi makse, mul see paralleel, et minu jaoks on erakonna liige see, kes ka maksab oma aastamaksu. See on nüüd meil nüüd on natuke niisugune teoreetiline, seepärast saada, kas siin on üks teine teema. See on kodanikuühiskonna teema. Erakond on MTÜ nagu kõik kodanikuühendused. Ja mina olen mitmes MTÜs, ilmselt me kõik oleme kuskil. Kui palju me sellised neid makse maksame? Kas üks MTÜ saab oma tööd teha nii, et ta ainult oma liikmemaksudest teeb? Ei, kõik MTÜd tahavad saada eurorahasid, eks ole, projektirahasid ja muid, sest lõpuks see tegevus on nii kallis, et need MTÜ liikmed, no ütleme erakonnas on 6000 liiget. No siis peaks iga erakonna liige maksma vähemasti selleks, et saada paar miljoni kokku, eks ole, peaks maksma pool oma palka, eks ole, erakonna. No see ei ole ju reaalne. Nad isegi ei maksa seda 10 või 6 jah, eurot. Aga see on sümboolne, see on ikkagi sümboolne. See küsimus ei ole selles. Küsimus on selle, et meil lihtsalt erakonnad ongi liiga väikesed, nad ei saagi suuremad olla, sest meie erakonnad tekkisid siis, kui kogu erakondade süsteem maailmas oli juba tegelikult oma aega ära elamas. Ma peame küll hakkama tasapisi otsi kokku tõmbama, aga ma tahaks hüpata tagasi veel Sõerdi ja Võrklaeva ettepanekute juurde. Üks variant, mis nad pakkusid, kuidas kulusid kokku hoida, on tasulist kõrgharidust tagasi tuua. Mis selle mõju on? Tasulise kõrgharidus on niiviisi, see on väga naljakas asi.
mina mäletan, kui meil oli, ma ütlen siin Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond ja õigusteaduskond ja majandusteaduskond ja meil oli igal pool tasuline õppe. Meil oli inimesed, meil oli 15 riigi kohta nii-öelda, kõige paremad said need 15 tasuta kohta, vastu võtsime 40, seda 25 maksid. Kusjuures ei olnud nii, nagu pärast räägiti puhast demagoogia, et nad ostsid oma hariduse. Tegelikult lävend oli ju kõigil sama, nad pidid kõik tegema täpselt sama lävendiga, lihtsalt need pingereas olid vahed ikka väga väikesed. Nii et me saime nii, et võtsime 25 tasulist ja juura sai veel rohkem võtta, majandus veel rohkem ja pidasid ennast suurepäraselt üleval, eks ole. Siis tuli meil isamaaline valitsus ja Jaak Aaviksoo, kes nüüd räägib väga palju, sest oli siis minister. Ma mäletan, kas Jaak Aaviksoo istus ülikooli aulas ministrina, rääkis tuleb teha kõik tasuta ja kuidas terve ülikool oli kohal. Kõik rõdud olid täis, tudengid õppud, ütles, et ei ole vaja, et meid tule välja, et riik peab siis meile nii palju juurde andma. No me anname 3 esimest aastat. Ja tulemus ongi tegelikult see, mis me praegu näeme, eks ole. Ülikoolide kulud suurenevad, kõik kulud suurenevad igal pool, aga ülikoolide võimalus, eks ole, ennast arendada järjest suhteliselt väheneb, nii kultuuris ka. Nüüd, kuidas seda siis nüüd toimetada? On selge, et on valdkondi, kus me ei saa panna inimesi ise maksma, seepärast kui riik ikka väga vajab näiteks õpetajaid või väga vajab seal arste või väga vajab insenere, järelikult me ei saa ütelda, et nüüd paneme jube võtta kõrge õppemaksu ja siis on makske, aga siis riik ütleb, et meid on sinna vaja. Järelikult tuleb leida mingi süsteem, mis tagab, et ehitaks need valdkonnad, kus on tõesti spetsialiste liiga vähe, et need tuleksid sinna juurde, isegi siis, kui praegu seal konkursi palju ei ole, õpetajatel muud on konkurss õnneks suur nüüd, aga insenerid ja muud. Aga tegelikult, et tõesti need valdkonnad, kus konkurss on suur, aga nii palju spetsialiste vaja ei ole ja selle sama tehisaru puhul on veelgi vähem, seal võiks täitsa vabalt panna näiteks sama süsteemi, mis meil oli, et kõige paremad see, mis tõesti on vaja, need oleksid meil tasuta või stipendiumiga näiteks, võib-olla laenusüsteem muu. Praegu ma teen ise küsitlust, mul on käimas internetis küsitlus, kust kooliking pigistab ja teemaks ongi just nimelt hariduse rahastamine. Ja kui keegi vaatab, siis otsige üles haridusfoorumi kodulehelt või maalt, kust kooliking pigistab küsitlus ja käitke see. Mul on praegu nii palju vastuseid kaasas, et ma juba näen, meil oli see küsimus selle sama kõrghariduse era- ja mitte era- ja rahastamise kohta pooled pooldaksid, et oleks mingisugune võimalus õppemaksu ja pooled on täiesti vastu. Nii et see näitab seda, et siin praegu otsustada ei saa, vaid siin tulekski arutada, keda, mis, kuidas moodi, välja on pakutud mitmeid variante. Ilmselt peabki olema mingi hübriidvariant, eks ole. Aga selge on see, et mingi osa, mina arvan ka, et mingi osa võiks olla selline, kus ise tuleb sisse, kas siis laenuga või nii edasi, aga see on küllalt keeruline, see ei ole mitte nii, et otsusime ära ja kõik on. Sama puudutab isegi mitte ainult seda sama kõrgharidust, see puudutab ka näiteks, ütleme, kutsehariduse rahastamise teevad. Näiteks ma vaatan oma küsitlust. Minu küsitluse järgi on näha, et inimesed väga pooldaksid, et tööandjad, ettevõtted rohkem ise panustaksid kutsehariduse arengusse. Jälle küsimus on, kuidas, mismoodi, eks ole, kuidas seda teha. Nii et praegu see hariduse rahastamine on tegelikult väga terav teema. Me teeme haridusfoorumiga, Eesti haridusfoorumiga, see on ka MTÜ, novembris teeme suur arutelu, kuhu me siis kutsume kooliinimesed ja ettevõtjad ja finantsinimesed ja arutame seda sama hariduse rahastamise teemat, sest see on väga keeruline. Aga selge on see, et praeguse süsteemiga me tegelikult oleme varsti pankrotis. Teine sama asi on tervishoiuga, eks ole. Ja samas, eks ole, me peame arvestama kogu aeg sellega, et meil on ikka suur osa inimesi tegelikult, kes võtame kas või need erialadki, kus on madalad palgad, aga nad on just nimelt need, keda on vaja, sest kõik see jutt, mis ma kuulen mõni ettevõtjad, ise on loll, valis sellise eriala, loll jah, valis õpetaja kutse, loll jah, valis õppmetõe kutse, eks ole. No mis te räägite? See ei ole mingi jutt, eks ole, on täitsa selge, et on erialasid, mida kindlasti ühiskond vajab, millele tuleb anda, eks ole, roheline tee ja on teisi erialasid, kus tõepoolest on võimalik nii, et sa oled siin ja pärast töötad välismaal ja polegi midagi. Tähendab, ühesõnaga, me peame kogu selle kompleksi, selle hariduse, ka tervise ja muud asjad nii läbi arutama, et kõigile on selge, mida me nii palju vajame kõik meie maksumaksjad, et me oleme valmis maksumaksjatena seda tõesti üleval pidama ja mida me peame ise üleval pidama. Sama eestikeelset haridust meile ükski onu välismaalt üleval ei pea. Meie vanema põlvkonna tervist ükski välismaal üleval ei pea, eks ole. Ühesõnaga, kõik need asjad on vaja arutada. Kui meie tulime, ma mõtlen nüüd Laari valitsust, hakkasime tegutsema, see oli see aasta 1992. Siis meil polnud ei pensionisüsteemi sellist, meil ei olnud ei tervishoiusüsteemi sellist, me ehitasime selle kõik siis üles, eks ole. Ja me ehitasime niiviisi üles, et ta on 30 aastat vastu pidanud. No kuulge, kui teil on üks masin, auto on 30 aastat vastu pidanud, selge on see, et ta vajaks tehnoülevaatust, eks ole, ta vajaks uuendamist ja nii edasi, aga süsteemina, aga mitte nii, et võtad ühe tüki.
sest kui sa paned ühe tüki, siis kuskil teine tükk hakkab logisema. Nii et me peame olema, jälle ma tulen selle sama rahva või selle elektroonilise arutelu, me oleme olukorras, kus kogu rahvas või mitte kogu rahvas, selles mõttes, et 1 miljon inimest, aga see osa rahvakadest, need probleemid esiteks huvitavad tehes, kellel on kogemus, ekspertiis, kes ise töötavad või on seal seotud, tuleks ja arutaks läbi need võimalikud variandid koos rahvusvahelise kogemusega, ekspertidega ja teeks neid valikuid ja mitte nii, et teeme valimised ja homme tuleb meil uus partei, nagu tuli meil Eesti 200, ütles nüüd me teeme pika plaani. Me näeme nüüd, et nad ei ole suutnud haridusministeeriumi eksamisüsteemi korda panna, mitte rääkides pikast plaanist ja personaalriigist, eks ole. See oli lihtsalt, selles mõttes võiks öelda, vastutustundetu loosung. Ei, nad võivad ise uskuda, aga nad ei näinud, mis sellest kõike vaja on. Näiteks see sama pensioniea tõstmine. Mina olin see jube halb sotsiaalminister ja sain peksa ka selle eest väljakul, eks ole. Et esiteks me kaotasime kõik nõukogude pensionid ära, miks ma peksa sain. Ja teiseks tegime oma süsteemi ja panime sinna sisse pensioni ja tõusu, siis oli 55, nüüd on 65, selle 30 aasta jooksul. Me ei oleks saanud öelda homme, me ütlesime aastal 93, 30 aasta jooksul. Nii et me peaksime nüüd ka ütlema asju, mis peavad toimuma 20-30 aasta jooksul, nii et paned täna taime maha ja sul õunapuu paned maha ja õunad tulevad sul, eks ole, 10 aasta pärast. Ja vaat meil ei ole seda pikka plaani. See on aedniku pikk plaan. See ei ole mitte see pikk plaan, mis on poliitikult 4 aastat Brüssel ütles. Järgmine aasta ma loodan, me istume siin samas kohas ja siis on toimunud... Kas presidendi prouaga või... Ja kas presidendi juba võib-olla oleme Kadriorus hoopis. Siis on toimunud ka Riigikogu valimised ja siis me saame teha analüüsi, kas me kuulsime sisukat pikka plaani. Ja kas Isamaa siis on parem või ei ole? Jah, sest et siis ta on saanud valitseda 3 kuud juba. Isamaa on see suur katsekivi, sellepärast, et tal on kõik võimalused põruda. Sest liiga palju on olnud puhast propagandat, liiga palju on olnud niisugust lihtsaid loosungeid, ei ole olnud nii väga palju näha sellist arvutamist, sellist arutelu, ei ole olnud nii väga palju näha koostöö tahtmist, aga neil on veel võimalusi. Sest selge on see, et inimesed tahavad praegu mingit muutust nad tahavad. Ja nii-öelda mingis mõttes praegu veel on see võimalus. Ainult loosungitega tegelikult mitte midagi ei tee. Jah, aitäh. Ma arvan, et nii kuulajate sihik, selline nagu ühiskonna jälgimise, mõistmise ja ise edasi minemise siik sai rohkem paika. Ma tunnen küll, et minu siik sai täpsemaks. Suur tänu veel kord ja suur tänu kuulajatele ja siis kohtume aasta pärast samas seltskonnas. Aitäh! Delfi toimetus seab end juulis nädalaks sisse Tartus. Tervikprogrammi leiad delfi.ee/Tartus.